nüüd istuma. Tšau kõigile, nii tore, et olete mind jälle kuulamas ja mul nüüd ongi aeg teha väike kokkuvõte. Eelmine nädal jäi vahele, sest ma olin haige ja mul ei olnud otseselt millestki rääkida. Ja nüüd ma teen ka kokkuvõtte natukene varem ära, sest laupäev, pühapäev on jõulud ja siis ma veedan aega perega ja siis pigem nutimaailmas ei oleks. Aga lähme siis asja juurde. Nüüdseks olen ma siis võistlusdieedil olnud 19 päeva. 3 nädalat saabki esmaspäeval täis. Ja kuidas siis läinud on? Ma olin vahepeal haige, nagu te võib-olla Instagramis kuulsite ja nägite. Nädal aega olin haige, eelmine nädal. Toitumise koha pealt 100% olin kavas, täpselt makrotoitained ja kaloraaž oli täpselt nii, nagu olema peab. Selles osas ma ei teinud mitte mingeid järeleandmisi, ükskõik kui haigena ma ennast tundsin. Jõin hästi palju vedelikku, hästi palju teed ja hästi palju vett jõin. Trenni ma muidugi ei teinud, liikumine oli 0, sest ma sain enamasti ainult voodis lebada, sest mul ei olnud lihtsalt mitte üldse energiat. See oli väga raske, sellepärast, et ma olin just nii hea hoo sisse saanud ja motivatsioon oli nii laes ja kõik oli nii tore ja siis lihtsalt põmdi voodisse pikali siruli. Aga nüüd on see möödas, ma tunnen ennast palju paremini. No põhimõtteliselt ma olengi terve, mul on natuke ainult nohu veel jäänud. Energiat on, hea on olla, tagasi ilusti trennides. Esimene nädal peale haigust oli küll natukene trennis raskem, kohe oli tunda, et keha oli nõrk. Nüüd nädala lõpuks on juba täiesti okei. Ja kaal on langenud täpselt nii nagu vaja. Kaal langes ka sel ajal, kui ma olin haige, täpselt nii nagu vaja, et ma olen ilusti kaalugraafikus. Mitte midagi selle koha pealt pole nuriseda. Ma olen 100% jälginud toitumist. Sel hetkel, kui ma pole haige olnud, olen 100% ära teinud ette nähtud trennid, ette nähtud sammud. Kardiot mul eraldi nii-öelda ei ole, mul on lihtsalt enne trenni 15 minutit selline natukene intensiivsem ellipsi peal, siis selline kardio või soojendus. Aga eraldi ma kardiot hetkel veel tegema ei pea, mis on hea. Et küll see tuleb lõpupoole, ilmselt siis, kui on vaja väga kuivaks tõmmata ennast enne lava. Aga eks see nii oleneb. Ma ei tea, kuidas mu keha reageerib, ma ei tea, kui kiiresti mul see kuivus tuleb. See on minu esimene võistlusdieet, mul pole õrna aimugi, mis mind ees ootab, kui karmiks see läheb. Hetkel naudin, mul on kõht täis, mul kaal langeb täpselt nii nagu vaja, mul ei ole energiapuudust. Et ühesõnaga see 3 nädalat on olnud väga chill ja väga mõnus. Pole nagu mitte midagi kurta, oleks see lõpuni nii tore. Aga ma tean, mida halvem enesetunne, seda parem vorm. Ehk siis jään seda huviga ootama. Ja nüüd nädalavahetusel siis on jõulud, täna on reede ja nädalavahetusel on jõulud. Jõulude ajal ma luban endale jõulutoitu, aga ma ilusti mahutan selle kaloraaži. Et ikkagi hoian kaloraaži sama ja mahutan sinna sisse siis natukene verivorsti ja praekapsast, mille järgi mul võib-olla on hetkel isu jõulude ajal. Aga ütleme magusa koha pealt mul ei olegi mingit isu, sest ma olen nii kuidagi fokusseeritud praegu, mul on ilusti kõik paigas. Ma ei tunne üldse vajadust, et ma peaks sööma hullult magusat, üldse magusa isu. Ma rahuldan oma magusa isu oma selle munavalge proteiinipulvriga, mida ma kasutan pudru sees. See on super hea ja sellest mulle piisab. Ning teen endale jõuludeks siis kaasa maale sellise fit-koogi, mingi tervislikuma oma nendest koostisosadest, mis ma tavaliselt teinud olen. Söön seda ja ma arvan, et kõik on nagu super hästi. Jõulud selles mõttes ei ole nagu vabandus, et miks oma toitumist lihtsalt täiesti käest lasta, sest eriti kui sa oled võistlusdieedil, siis iga päev on oluline. Ja kuna praegu mul on motivatsioon laes, sest mul on tõesti progress ja kõik on nagu nii hästi läinud.
ma ei taha seda mitte kuidagi ära ka rikkuda. Ja noh, see ei ole seda väärt, see mingi toit ei ole seda väärt. Küll ma alati mõtlen seda, et küll ma jõuan seda toitu süüa, mul on võistlused läbi, ma võin kõike süüa, mis ma tahan. See toit ei kao maailmast mitte kuskile, et mul ei ole sellega mingit obsessionit. Ja ilmselt need isud tekivad mul küll, kui mul see dieet läheb raskemaks, siis kindlasti tekib ka isusid, aga oma mindsetiga ma hoian need kontrolli all, ma manifesteerin endale hea enesetunde, manifesteerin endale super hea vormi, mitte miski mind ei saa takistada. Ja loodan lihtsalt, et ma ei jää haigeks vahepeal enam, tõesti ei taha haigeks jääda, ma teen selleks kõik, ma üritan oma tervist hoida, C-vitamiini süüa, immuunsuse turgutamiseks, mis iganes, et haigeks ei tohi enam jääda, see on kindel. Aga ma siis nüüd täna näitan teile oma kolmapäevast päeva, kolmapäeval, mis ma tegin, mis ma sõin. Ja näitan ka trenniklippe, ma käisin Eleriga trennis oma treeneriga ja tegime seljatrenni, mul on siiamaani seljalihased nii valusad, isegi kui ma katsun lihtsalt nahka, see on nagu, kõik on valus, et kohe nii kui treeneri pilgu alla trenni satud, siis kohe pool vigane, mitte vigane, aga selles suhtes selge on ikka korralikult valus, et ülimõnus. Treener juba armu ei anna ja armu ei tohigi anda, sest ma tahan laval head vormi näidata. Peabki olema raske, peab olema ebamugav, vahepeal veits vastik, aga see on kõik seda väärt ja selle tee ma olen endale ise valinud. Näitan teile oma päeva, siis kolmapäevast päeva, näitan teile oma hommikurutiini meigi osas näiteks, mis tooteid ma kasutan. Ja samal ajal räägin siis teile ka, on ju, seal ühes videos, kui ma hakkan rääkima huule sellest kontuurimisest või huulepliiatsitest, siis ma ütlen 2 korda seal silmapliiats. Et ärge pange tähele, ma ei tea, lihtsalt mul oli meeles kogu aeg mingi silmapliiats ja ma rääkisin teile huulepliiatsi asemel, mainisin 2 korda silmapliiats, et siis teate, et kui te seda hakkate kuulama, et seal mul läks lihtsalt, sõnad läksid segamini natukene. Ja seljatrenni näitan teile Spartas ja siis mõned õhtused toidud ka. Aga muud vist ei olegi praegu, et selline kokkuvõte siis on. Umbes nädala pärast siis räägin teile veel, kuidas mul see võistlusdieet edeneb. Poseerimisega on praegu nii ja naa, et see paus oli vahel ja kui ma panin endale jälle need kingad jalga peale seda nädalast pausi, siis nagu midagi ei osanud teha. Aga vaikselt tuleb, juba läheb paremaks, on raske, aga ei anna alla. Et elus on niimoodi, kui sa tahad nii väga midagi, ütleme, sa tahad midagi lihtsalt nii väga, siis sa ei annagi alla ja teed selle ära. Teile ka. Uus aasta tuleb. Teil on kindlasti igal ühel mõni unistus, ükskõik kas on seotud fitnessiga, kas on seotud oma vormiga, oma vaimse vormiga, oma füüsilise vormiga, kas on seotud rahaga, kas on seotud tööga, sõpradega, kas on seotud suhtega. Kui te väga midagi tahate ja te kogu aeg mõtlete sellest, siis hakake selle nimel iga päev tegema. Kas või iga päev selle jaoks teete ühe väikse sammu. Ühe väikse asja, mis aitab teid sellele lähemale, te ei pea kohe suurelt kõike tegema. Ja aasta lõpuks teil ongi võib-olla see asi saavutatud ja see eesmärk käes. Kui kogu aeg natukene vaeva näha, see tõesti aitab. See võib tunduda, see unistus, mis teil on, see võib tunduda nii kauge ja nii kättesaamatu, aga tegelikult ei ole. Mina olen siiamaani saavutanud kõik, mis ma olen unistanud, millest ma unistasin näiteks 10 aastat tagasi, millest ma unistasin 5 aastat tagasi, millest ma unistasin 2 aastat tagasi. Kõik, mis on seotud suhetega, rahaga, karjääriga, tööga, oma vormiga. Ma lihtsalt mõtlen mingisse aega tagasi ja mäletan, kui kättesaamatu see kõik tundus ja kui võimatu see tundus. Mis asja, et ma kindlasti ei näe välja kunagi nagu see fitness tüdruk seal ajakirja kaanel. Et ma kindlasti ei suuda
toitumist kunagi 100% teha, et mulle ikka magus nii väga meeldib. Mis ma veel mõtlesin? Siis mul oli peas ka mõtted, et no ma kindlasti kunagi ei saa sõita sellise sportautoga, millel on, ma ei tea, ligi 500 hobujõudu. Ma kunagi ei saa elada ilusas korteris kenas piirkonnas. Mis iganes kõik sellised asjad, mis ma kunagi mõtlesin, et see tundus nii võimatu, et ei, et no kuidas mina saan need asjad. Või kuidas mul on kunagi... Ei, üks asi oli veel, kõige nagu see, mis ma mõtlesin, et kui ma olin palgatööline, tegin seda mingit adminitööd ja mingit ettekandjatööd, pikad päevad, 16-tunnised päevad on ju täiesti läbivamad, et kogu aeg mõtlesin, et kurat, ma ei tea, kas ma saan kunagi ikka nagu sellist tööd ka, mis mulle meeldib või tegelikult tahaks ettevõtja kunagi olla, tahaks oma asja teha, aga ma ei tea, ma ei julge, mul pole võimalik, mul ei ole seda enesekindlust. Mäletan nii hästi, kui ma neid asju mõtlesin. Ja nüüd, kus ma olen omadega? Ma elan täpselt sellist elu, millest ma kunagi unistasin. Ja nüüd mul on jälle uued unistused. Ja ma tean, see on tulnud tänu sellele, et ma olen vaeva näinud. Ma olen tööd teinud selle nimel ja ma olen iga päev midagi selle jaoks teinud. Okei, võib-olla mitte küll iga päev, aga ikkagi ma olen järjepidevalt teinud, see on aega võtnud, aga sellest saab asja. Seega 2023 te täidate samamoodi oma unistused. Kui te kohe ei täida, siis te täidate need kas või 2, 3, 4, 5, 6 aastat hiljem. Aga see on seda väärt. Mis iganes teie eesmärgid on, siis panustage sellesse. Nii palju, kui te panustate, nii palju saate ka tagasi. Panustate 10%, tulemus on 10%, panustate 50%, tulemus on 50%, panustate 100% ja saate 100% selle, mida tahate. Imeilusaid pühi teile, hästi toredat aastavahetust ja uuel aastal jätkame uue hooga trennid, toitumised, eesmärgid, unistused. Olge tublid ja head siis minu vlogi edasivaatamist ja kuulamist. Hommikust, täna on kolmapäeva hommik ja ma täna näitan teile, mida ma siis päeval teen. Näitan mõned põgusad hetked, mida ma söön ja lihtsalt jäädvustan teile siis midagi oma päevast. Midagi väga super põnevat muidugi ei tee, aga ikka näitan. Kedagi äkki huvitab, keegi saab äkki mingit mõtteid või inspiratsiooni, siis ikka tore. Kui on kohv olemas, siis ma lihtsalt tulen chillin natukene diivani peal. Vaatan kirju, vaatan oma päevaplaani veits, mis ma täna teen ja lihtsalt mõtlen läbi oma päeva tegemised. Et siin ma siis tavaliselt passingi umbes, ma ei tea, pool tundi äkki, enne kui ma lähen süüa tegema. Nii mulle kuidagi on meeldima hakanud, et hommikul olen rahulikult, tegelen oma asjadega. Et mul on vaja nagu sellist aega, et ennast veits käima tõmmata päevaks. Ma ei tea, kas ma suudaks niimoodi, et otse voodist kohe nagu megaproduktiivseks ja aktiivseks. Mul on vaja natukene istuda, kohvi juua, olla oma mõtetega, mõelda läbi asjad. Kui vaja muidugi, siis ma võin ka kiiremini tegutseda, aga õnneks ma ei pea igapäevaselt kuskile tormama. Et saan oma aega nagu niimoodi planeerida vastavalt sellele, kuidas ise soovin. Aga ma siis näitan teile, mida ma täna söön. Ma söön sama asja, mis ma olen iga päev söönud, aga ma siis võib-olla näitan teile, kuidas ma seda teen. Milline see protsess täpsemalt välja näeb. Hakkame siis hommikusööki tegema. Nüüd läks kõht juba tühjaks. Teen siis ikkagi oma seda munaleiba või sepiku pitsat, mida ma põhimõtteliselt iga hommik teen. Panen hästi natukene, piserdan oliiviõli. Arvestan selle 1 gramm. Ja siis ma kaalun õnnesepiku ära, et
tavaliselt panen 4 viilu. Nii enam-vähem ta peab sinna kuskil 60 grammi juurde mul jääma. Täpselt tuligi 65 grammi, mul enamasti ongi 64-65 grammi. 4 viilu siis sellist. Siis panen need pannile. Kuumuse ma panin praegu 7 peale, pärast panen natuke madalamaks. Siis võtan muna. Ma kaalun munad ka ära kindlasti alati, kuigi enamjaolt need on kõik sama kaaluga. Ma tean juba, palju see keskmine muna kaalub. Aga ikkagi, kõik on grammi pealt loetud. No see näiteks see 2 muna 96 grammi. Ja siis munad ma panen siia keskele. Ja seejärel kaalun munavalged. Jah, munavalgeid ma praegu kasutan munast. Jah, ma viskan munakollas ära, sest ma ei tee nendega midagi. Mul hetkel ei ole seda munavalge massi ja ausalt mina ei tunne ennast süüdi, kui ma viskan munakollast ära. Lööge mind kirstu, kui tahate. Aga mul on vaja praegu munavalgeid ja ma kasutan ära need munad. Nii, munavalge siis on ju ja panen 3 munast munavalget. Siis ma panen siia hästi natukene magustamata mandlipiima ka kuskil 20 grammi. Maitsestan soolaga. Ja ma panen siia sisse juba natuke seda pitsa, see on pitsa maitseaine, ehk siis mis siin on, oregano vist, mingid asjad, mingid ürdid. Ma panen vett ka natukene. Ja siis ma segan selle läbi. Panen vahepeal kuumuse veits madalamaks, muidu ta hakkab juba kärssama. Siis kui filmida, siis läheb kuidagi nagu aega rohkem. Et seda kaamerat vahepeal sättida ja kõike. Ja siis ma panen selle lihtsalt siia peale. Selline näeb siis välja. Ma panin veel light juustu ka natukene peale. Ja siis panen kaane peale ja jätan mõneks minutiks siia kaane alla. Ja selline perfektne hommikusöök mul ongi. Mulle meeldib, et see munakollane jääb vedelaks kergeks, kuigi isegi oleks tahtnud, et oleks jäänud rohkem vedelaks, et sealt alt küpsis natukene ära, aga no pole hullu, see jäi natukene kauaks pannile. Aga muidu jaa, selline ta on. Alt on ilusti täiesti mõnusalt krõbe. Pommitomati-pastat panen ka vahepeal peale, täna ei pannud. Et vahepeal pane, kuidas tuju on. Juust on ilusti ära sulanud. Ja siis ma lihtsalt hakkan siit lõikama. Ja söön, et ma ei tea, mulle väga maitseb see teeb ka kõhu hullult täis. No, jumala hea lihtsalt. Munakollast veits peale. Ausalt, see on mu lemmik hommikusöök praegu. Sõin hommikusöögi ära, käisin pesus ja nüüd teen siis ennast korda, et ma kunagi ilma meigita kuskile ei lähe. Mind jälle natukene põgusalt rääkida ka oma siis nii-öelda igapäevasest meigirutiinist. Midagi väga erilist ei tee. Hommikul siis kõigepealt kindlasti, kui nägu on puhas, siis ma niisutan on ju nägu.
ja mul on selline ülihea niisutaja Mavexilt. Mavex on siis Šveitsi bränd ja Mavexi kreemid mulle väga sobivad, et mu kosmeetik kasutab ka neid, kui ma käin kosmeetiku juures ja sealt ma nagu saingi aru, et need mulle väga sobivad. Ja siis soetasingi endale selle kreemi, see on selline niisutav kreem. Imendub hästi, lõhnab ka mõnusalt ja seda ma praegu olen iga päev kasutanud mõnda aega juba. Kuigi mul neid kreeme on igasuguseid erinevaid veel, aga see on praegu siis lemmik hetkel. Ja kui ma olen näo ilusti ära kreemitanud, siis panen, mul on selline Bionike'i imestuskreem, veits plögaga koos, ärge pange tähele. See on selline kerge, sobib päevaks, ei ummista poore, minu näonahale väga sobib ja jätab sellise loomuliku tulemuse. Ta on põhimõtteliselt nagu beebekreem võib olla, imestuskreem ühes, et ei jäta üldse sellist paksu maski efekti, imendub hästi näos ära ja kui ma seda peale panen, siis meigikäsna ma teen enne niiskeks, et see mul veest läbi imutatud, siis jääb palju paremini peale see. Selle nipi ma kunagi kuskilt avastasin. Isegi kunagi ei tulnud selle peale, siis ma alati mõtlesin, et kuidas need meigikäsnad meikaritel alati nii pehmed on. Siis mõtlesin, et okei, võib-olla nad kasutavad mingeid hästi kalleid ja hästi kvaliteetseid, kuigi ma enda arust olen ka ostnud ikka, no mitte kõige odavamaid. Ja siis miks mul nad nii kõvad on ja väikesed? Ja siis ma sain aru, et need meigikäsnad on lihtsalt ju niisutatud enne veega. Sellepärast nad paisuvadki ja lähevad hästi pehmeks. Ja siis ma tupsutan selle Bionike'i imestuskreemiga. Mul on toon Sable. See minu arust sobib mulle. Ja seda ma tellin apteegist. Vist oli Apotheka Beauty'st olen tellinud. Ja ka neid müüakse vist mujal ka. Ma ei olegi vaadanud. Küll kaubamajas või sellistes kohtades pole näinud, aga apteekides küll. Ja see on tõesti, ma ei tea, mitmes potskus mul on, aga seda ma olen juba paar aastat vähemalt kasutanud just päevameigi jaoks. Et sellise glam ja õhtumeigi jaoks ta jääb natukene võib-olla lahja. Muidugi oleneb mitu kihti panna ka. Et päevaks on see ideaalne täiesti. Ja siis ma tupsutangi oma näo sellega kokku. Siin vannitoas on ülihalb valgus. Et mul ei ole siin head valgust. Ja siis ma teen suht pimesi seda meiki ja siis pärast päevavalguses vaatan üle. Aga ma enamasti olen suht okeilt teinud. Et glam meiki siin ma ei teeks kindlasti. Siis ma paneks ringlighti või midagi. Aga praegu see kerge päeva meiki ma saan selles halvas valguses ära teha ja lihtsalt kontrollin pärast üle. Mul on praegu veel nohu sellest haigusest jäänud ja siis ninaalune on mega valus ja punane, kes ma üritan seda veits paremaks teha. Ja siis teine lemmik, mis mul on, mida ma kasutan, on Maybellini peitekreem. On siis see Instant Anti-Age'i oma. No see on tõesti, see on üks parimaid. Seda ma kasutan ka juba aastaid. Ja seda ma siis natukene panen silma alla, aga hästi vähe, sest päevaks mul ei ole vaja mingeid mega highlightitud silmaaluseid ja siis panen natukene sellistesse kohtadesse, kus mul on punane või mingid listrikud. Praegu mul on jälle tulnud veits ja lõua peale ka näonahk on nagu natukene kehvem hetkel. Eks võib-olla ongi see haigus ja see stress ka, mis sellega kaasnes, et siis natukene nagu mõjutas. Peangi tegelikult nüüd kosmeetiku juurde ka minema. Et äkki see kuu juba saab. Siis ma veits tupsutan seda peitekreemi sellistesse punastesse kohtadesse, midagi natukene ära peita. Selle sama swammiga ma tupsutan selle nii-öelda siis üle. Aga see ninaalune niikuinii, kui ma nüüd nuuskan suht palju praegu, ta läheb niikuinii mujal punaseks ja aluseks, aga praegu ikkagi ta timmin ikkagi ära.
siis kui ma olen selle peitekreemiga ära tuksutanud endal, siis ma võtan jälle minu lemmik, mida mul on, see on mul need asjad kõik mingite kreemide asjadega koos, et piinlik näidata siin videos. Aga teine minu lemmik on siis L'Oreali True Matchi puuder, mida ma siis kasutan peale kas ümestuskreemi või siis ongi peitekreemi kasutamist. Ja seda ma siis ka panen pintsliga peale, kuigi tegelikult siin sees on ka selline väike meigisvammikene, millega saab panna tuksutada, et kindlasti on oluline seda puudrit siis kinni tuksutada, mitte lihtsalt pintsliga tõmmata. Minul on toon, beige oli vist minu toon. Aga mina tahan, tähendab, mulle meeldib panna pintsliga. Mul on mingi selline pintsel vanast ajast, ma ei teagi, kust ma sellest sain, mingi täiesti suvaline, aga ta töötab jumala hästi. Sellega ma teen põhimõtteliselt terve näo meigi. Ja siis ma lihtsalt puuderdan näo ära. Kui ma ära puuderdan pintsliga, siis ma vajutan selle svammiga kinni. Et see aitab ka selle läikimise vastu. Praegu mul ei ole väga hullult rasune näonahk, aga vahepeal ta lööb rasusemaks. Ja igatahes see puuder on ülihea selle vastu. Ja siis natukene veel siia svammi peale ka ja nii-öelda tupsutan siis kinni selle puudri, et ta jääks ilusti kinni ka. Siin on ikka parajalt pime. Valgus paistab täpselt siia pea peale. Aga seda, mis ma teen, mis ma näkku panen, seda ma väga hästi ei näe. Kui võib-olla siit vaatan, siis ma näen paremini. Kui praegu on päris hästi. Ja siis ma selle tegin ära. Siis ma võtan, mul on Makeup Store'i selline blush, põsepuna. Ja ma ei teagi, mis toon see on, ma ei näe, mul nüüd ära kulunud Caramel vist, mingi selline, igatahes näeb selline välja. Makeup Store'i tooted on ka minu jaoks väga head. Et seda blushi ma ostan ka juba mitmendat korda, see on päevaks ja seda ma panen vähe. Ma kergelt, kui kontuurin ka sellega või ma kasutan seda ka siia ülesse veits, lihtsalt, et anda natukene jumet, aga väga palju ma ei pane. Ta ei ole selles mõttes selline roosakas blush või punakas, et ta on nagu pruunikas pigem, et siis ta sobib ka kergelt kontuurimiseks, aga ma panen hästi vähe päevaks. Lihtsalt, et mu näonahk on nii hele, ma ei käi päevitamas, ma ei pane ise pruunistavat kreemi näkku ja siis ma tahan, et mul natukene midagi sinna jumet oleks. Ja siis ma panen põskedele lihtsalt veits seda. See, kuidas mul see kontuur jääb, seda ma praegu ei näe üldse seda, sest mina vaatan peeglisse, mul on täiesti jumala halb valgus, et pime on. Pärast vaatan üle väiksemast peeglist, kuidas ta mul jääb. Üldse palju ei pane, hästi õrnalt tõmban lihtsalt üle. Ja muidugi, mis minu must have on, mida ma alati teen, on huulte kontuurimine. Mul on väga palju erinevaid silmapliiatseid. Ma peangi nüüd selle ühe üles otsima, kuhu ma selle panin. See on silmapliiats ja samuti Makeup Store'i oma huulepliiats. Toonid on mul tavaliselt sellised nude'id, et loogiline ma päevaks ei tee ju endale mingit, ma ei tea, super efektseid huuli, aga mulle meeldib see huulekontuur alati üle tõmmata ja siis huuleläikega lihtsalt teha natukene pehmemaks. Ma ei teagi, mis toon see on mul ausalt öeldes. Mingi selline nude on. Ja alati vaatan, et piisavalt terav oleks ots. Mul kulub neid hästi palju, ma kasutan iga päev. Siis mul ikka läheb neid silmapliiatseid. Ja huule ma teen praegu väikesest peeglist. Sellel L'Oreali peite või sellel puudril on ka peegel sees, et siis on hästi mugav. Oih, kukkus välja.
teen lähemalt seda, siis ma näen paremini seda huule kontuuri. Tõmbangi lihtsalt siit ülevalt veits huulejoone pealt ja siis alt. Kui ta alati ei jäägi nii perfektne või ühtlane, siis ma lihtsalt silun üle. Huulepliiats annab siis volüümi huultele, toob huuled esile, annab nagu sellise näo pähe. Minu arust mulle väga nagu meeldib huultele tähelepanu panna, et alati ka kui ma pildistama lähen ja meikari juurde, siis esimene asi on huuled. Mitte esimene asi, vaid kõige olulisem asi on huuled. Ilusad huuled annavad näokujule nii palju juurde minu arust. Ja siis see on tehtud. Ja siis ma natukene võtangi, mul on üks Neutrogena selline pehmendav huulepalsam. Lihtsalt tupsutan seda peale, et huuled praegu kuivavad ka, et see talvine aeg. Ja ma pean ripsmed ka ära kammima. Kulmudega mul praegu hästi, ma just käisin kulmuhoolduses. Kulmud on peas olemas, ma ei pea neid isegi toonima. Aga muidu ma tavaliselt ikkagi teen kulmud ka, kui mul kulmuvärvi peal ei ole. Ja ma kasutan täiesti tavalist kulmude jaoks sellist puuder aplikaatorit, Mislini oma mingi täiesti 2-3 eurot vist kaubamaast ostsin. Mulle see väga sobib ja meeldib, mul on medium, põhimõtteliselt lihtsalt sellega siis tõmban kulmud kergelt üle. No praegu mul ei ole jah siin midagi väga tõmmata, võib-olla natuke siit otstest. Ma just paar päeva tagasi käisin kulmuhoolduses. Ja mida ma veel teen? Silmapliiatsiga natukene teen alt ka, et anda ilmet näole. Ja mul on silmapliiatsid on ka mul väga erinevad, ma kasutan pruuni. Praegu on mul siis Jane Iredale'i oma selline basic brown, lihtsalt täiesti tavaline. Panen siis seda hästi õrnalt silma alla ka. Ma ei pane kunagi silmalimaskesta sisse seda, sest see teeb minu jaoks silmad väiksemaks, sest mul ei ole väga suured silmad. Ja silmalimaskesta mina mitte kunagi ma ei lase teha mingeid neid lainereid või asju. Hästi õnnalt siis alt tegin selle silmapliiatsiga. Kulmud veel või need ripsmed kammin veel hästi korra üle. Ja siis ma vaatan nüüd oma selle kontuuri ka või selle põsepuna käbe üle, kuidas see mul jäi. Kui aja natukene timmides, ma võtan siit seda puudrit. Tõmban siit põsesarna alt natukene heledamaks. Ja ma otsin seda valgust, et ma näeks, kus mul see... vist on hästi praegu. Ma pärast veel vaatan üle. Nii, siis ma juuksed ka veel üle pöönitada. Praegu nad on sellised, ma ei tea, imelikud. Selle valgusega näevad eriti kollased veel välja ka, aga ma peangi tegelikult ka seda hõbesampooni kasutama varsti või mul on üks palsam või see mask, et seda kollasust natukene vähemaks saada, aga nüüd see valgus praegu võimendab, mul tegelikult nii kollased need juuksed ei ole. Väga hästi, liigume siis edasi. Mul läks siin nüüd vahepeal väga kiireks, sest mul ei olnud toitu ette prepitud või selles mõttes riis oli valmis keedetud, aga mul polnud karpi valmis tehtud, et panin kiirelt siis lihapannile
ja tükeldasin tomati ja avokaado ja tegelikult läkski 5 minutit, aga läheks veel kiiremini, kui mul oleks karbis valmis olnud kõik. Ja saingi hästi kiirelt endal lõuna kaasa. Tegin endale kohvi ka termosesse, natukene jälle magustamata mandlipiima ka sisse. Ja siin on mul riis, delikatess, hakkliha, Max ja Moritsa oma, pommi-tomatipasta, avokaado ja tomat, sidrunipipar ka siis peal. Ja see ongi minu lõuna. Jõudsin omadega ilusti valmis. Esimene peatus on siis ortodondi juures, seal Nautika keskuse lähedal Ahtri tänaval. Ja siis vaikselt lähen Sparta poole trenni. Ja õues on muidugi mega libe. Porine, vihmane, aga vähemalt on soe. Peab vaatama, et lihtsalt jalga ära ei murraks. Aga lähme siis. Ja sõidangi Spartast kodu poole. Trenn sai tehtud, mega mõnus seljatrenn oli. Treeneriga koos on alati nagu nii väsitav kuidagi, et Elerika sundis mind korralikult tagant, aga nii peabki. Ei tohi kuskil raskustega järgi anda, sest kui sa järgi annad, siis arengut ka ei toimu, et praegu eriti dieedi ajal väga oluline, et ma ei kaotaks oma jõudu nii palju, et ta mingil määral ikkagi kaob, aga et mu raskused ei läheks lihtsalt liiga madalaks, sest mul on vaja lihast hoida. Praegu on mul väga okei, aga kui mul see kalaras madalamaks läheb ja rohkem võib-olla kardiot mingi hetk enne võistlusi tuleb, siis muidugi võib ju hakkab seda lihast ka maha minema, aga siis see on ilus unistus, et põletad ainult rasva. Aga kui sul on lihast, siis see, kui seda natuke maha läheb, pole hullu, aga ei tohi lasta nagu nulli seda. Muidu seal laval oled lihtsalt kribu ilma lihasteta, siis keegi ei taha seda vaadata seal. Aga väga mõnus trenn oli ja nüüd ma lähen koju. Ma pean kodus meilidele käbe vastama, mingid asjad ära tegema ja siis ma planeerin ühte Instagrami postitust. Selleks ma pean natukene kokkama. Ma tahan teha ühed jõulupostitused. Selleks ajaks ilmselt, kui see video läheb YouTube'i ülesse, siis mul on see postitus juba tehtud. Ma valmistan nüüd siis ette Instagrami postituse jaoks neid toite. Ehk siis teile midagi, mida te saate jõululaual süüa. Teen ühe koogikese ka ja salatit ja verivorstid. Hea kraam. Nüüd ma saingi valmis need jõulutoidud
mis ma tahan Instagrami ka postitada, anda teile lihtsalt nii-öelda ideid ja kogused, et ikka püsida siis jõulude ajal ka ilusti rajal, mitte end üle süüa, aga samas ikkagi lubada endale head toitu. Ma arvan, et see kook tuli mega hea. Õhtusöögiks ma teen endale üle pika aja räppi täistera lavašist, lameleiva oma, see on mu lemmik. Ja panen sinna vahele marineeritud kurki, pommi-tomati-pasta siis määrisin ka peale, jääsalatit, kanaküpseb pannil, avokaadot panen ka ja ongi kõik. Selline õhtusöök. Ma üritan nüüd seda räppi kuidagi voltida, siia sai nii palju asju vahele. Vaatame, kas õnnestub. Mul on mingid omad nipid. Muidugi ma ei tea, kuidas ma seda söön. Aga küll ma kuidagi ta ära söön. Ja siis ma lihtsalt rullingi ta niimoodi siit. Hopsti. Nii, vaadake seda ilusat poissi. Super tervislik dieeditoit. Nämma. Nüüd on siis aeg nii kaugel, et hakkan harjutama poseerimist. Üldse ei viitsinud tulla siia, sellepärast et väsimus on juba peal, kell on päris palju. Ja ütleks, et trenn täna oli ka hästi selline väsitav. Aga ei ole midagi, harjutan ja see kõik on selle nimel, et laval olla heas vormis. Et ei ole hullu, saab hakkama. Harjutame nüüd meistriks. Aga väga tore, et sain teile täna oma päeva natuke näidata. Eks teinekord jälle, kui mul on midagi põnevamat käsil, siis hea meelega teen jälle neid nii-öelda videoklippe oma päevast.